Tere, mu armsad Niida tervendavate rännakute ja Tarode kanali vaatajad. Täna ma teen teile ühe minu enda jaoks hästi olulise video siit Kreekast ja sellisest täiesti absoluutselt pühast paigast nagu Artemise templist. Ja selle videoni juhataski mind see koht, kuhu ma nii-öelda pealtnäha täiesti juhuslikult sattusin. Ja ma sain aru, et ma olen tegelikult väga kaua selle video tegemist edasi lükanud. Aga siin sai selgeks, et nüüd tuleb seda teha. Ma nägin seda kohta unes ja ühel rännakul juba paar kuud varem, enne kui ma siia sattusin. Ja kui ma siia paika jõudsin, siis ma sain aru, et ma olen siin juba olnud. Need trepid ja müürid ja kivid on mulle tuttavad. Ja ma tahan rääkida siis täna, anda edasi ülempreestrinna sõnumeid, mis ikka ja jälle tahavad läbi minu tulla, ja võtan kaardid samamoodi appi, et mitte rääkida siis oma meelest, vaid olla võimalikult puhas kanal siis kaartide sõnumitele. Teen täna samamoodi 3 grupiga ladumise ja jagan teiega 3 väekat sümbolit hetke pärast, mida te saate siis tunnetada, et milline nendest märgib just seda gruppi siis, kes teiega täna kõige rohkem kõneleda tahab. Ja nagu ikka, võid sa valida kas 1 grupi, 2 gruppi või kuulata kõiki 3 gruppi ja noppida sealt just seda, mis sulle on oluline ja mida sul on vaja praegu teada ja kuulda, ja jätta rahulikult kõrvale selle, mis sind ei puuduta. Aga miks mind see 2 sõnaga sellest, et miks mind see Artemise tempel nii väga puudutas ja esiteks siis sellepärast tõesti, et ma olin seda kohta varem näinud ja tajunud. Võib-olla sul on ka mõni selline déjà vu olnud, et sa justkui jõuad kuhugi, mida sa mäletad, tead ja tunned iga keharakuga. Ja Artemise instrumentideks siis kuujummalannaks peeti teda ka, ja ta on siis jahijumalanna, ühtlasi metsloomade ja sellise ürgse püha looduse kaitsja. Ja tema instrumentideks on siis vibu ja nool, ja kui minu juurde tuli see Niida hinge nimi, siis tuli mulle ka selline šamaani sümbol, mis oli kangesti vibukujuline. Ja kui ma hiljem hakkasin siis uurima selle Niida nime tähenduse kohta, siis tähendab ta vibu, ambu. Selline kokkujooksmine, äratundmine minus, ja kui sinus on ka olnud selliseid mingeid sünkroonsusi, seda tunnet nagu, et kuskil on midagi enamat, siis võib-olla leiad sina ka siit videost enda jaoks selliseid sõnumeid. Ja kui sa tahad personaalsemat ladumist, loomulikult võid sa mulle kirjutada, siit video alt leiad sa minu kontaktid, sa võid minuga ühendust võtta, kindlasti jagada seda, kas ja kuidas see video sinuga kõneles, ja kirjutada mulle personaalselt. Aga ma panen siin küünla põlema siis vahepeal. Viirukiga puhastan natuke kaarte ka ära, ja sina võid vaikselt hakata juba tunnetama. Tänased grupid on 1, 2 ja 3, aga ma näitan sulle sümboleid ka, nii et sa võid ka sümbolite järgi valida. Ja esimene sümbol siis, mis tulebki iseloomustama siis grupp number 1, on siis kuujumalanna ise.
imekaunis naise figuur siis, mis hoiab käes seda helendavat müstilist naiselikku salapärast kuud. Number 1. Number 2 grupile tuleb selline maagiline kakk, targa sügava pilguga ja võib-olla mõned teist teavad selle sümboli tähendust ka sügavamalt ja kui sa tead seda ja mõistad seda, siis tunneta ära. Ei hakka neid praegu siin lahti rääkima, aga kui sa oled temaga kohtunud, siis sa lihtsalt tunned selle ära. Viimane sümbol siis 3. grupile selline hõbedane käevõru. Täpselt samamoodi, kui sa tead, mida see tähendab, siis sa oled temaga juba kohtunud ja tead selle sümboli tähendust siis naise randmel. See on siis number 3 grupi sümboliks täna. Kui sa vajad aega tunnetamiseks, pane video pausile ja tunneta endas hetke. Või kui sa oled valmis, siis lihtsalt jätka kuulamist. Hakkan siis kaarte segama grupile number 1, kes te siis valisite kuujumalanna enese sümboli. Tänased kaardid on siis sõnumid ülempreestrinnalt. Ja number 1, sinule tuleb esimesena kaardina surm ja ära ehmata ära, surm on, näitan sulle seda, videos on hästi hea seda näidata, vaata, kui siia sügavamale vaadata, mis siit avaneb, on ju. Selleks, et midagi uut, midagi tõeliselt võimast saaks sündida, selleks peab vanamees alati surema. Initsiatsiooniprotsess on alati see, et üks osa meist sureb, selleks, et me saaksime sündida uuena sealt kookonist välja kooruda, nukust liblikaks muutuda, uueneda, transformeeruda, tõusta kõrgemale vaimsele tasandile. Selleks siis tahab ülempreestrinna sulle öelda, et luba sellel, mis on vana, aegunud, mis sind kinni hoiab, mis on veel madalas sageduses, mis hoiab sind seal selles 3D reaalsuses kinni nendes vanades ära elanud mustrites, lihtsalt nagu luba sellel ära kukkuda, et see on aegunud, sa tead ise, et sellega on aeg minna, lasta surra, see on ainult hea, see on see, mis laseb sul kasvada, tõusta oma initsiatsiooniprotsessi. Järgmiseks tuleb selline edasiliikumise kaart ja see on võib-olla isegi konkreetselt üle mere edasiliikumine, aga metafoorselt võib tähendada ka elus edasiliikumist, et ta lähendab edasiliikumist selliselt, et sa pead lükkama end vanast kaldast lahti. Mis iganes on ju, sa pead lükkama end sellest vanast lahti ja liikuma edasi, isegi kui sa ei tea, kuhu see viib, isegi kui see meri seal ees on tormine, need lained võivad olla hirmutavad sulle ja metafoorselt võivad need lained olla ka sinu tunded, võib-olla need on erinevad sellised tunded, mida sa oled harjunud halvaks pidama. Kõik selline naiselik emotsionaalsus, viha, kurbus, äng, mida iganes sa võid kogeda ja tunda. See tormine meri võib metafoorselt olla ka sinu tunded, sest vesi tähendab meie tunnete maailma. Ja nendega toime tulemiseks ja et see teekond oleks sulle kergem, siis ma tahan sulle öelda, et lihtsalt hinga ja lõdvestu. Kui sa tunned seda sellist rasket või keerulist tunnet enda jaoks, siis lihtsalt
mitte ära võitle sellele vastu, vaid niimoodi, nagu sa merelainetes suurtes ujud, et lihtsalt hinga ja lõdvestu sellesse tundesse, hinga ja lõdvestu. Kui sa vanas paradigmas oled proovinud nende tunnete vastu võidelda, siis nüüd lihtsalt ütle neile jaa. Ütle, et jaa, ma kogen viha, ma kogen iga keharakuga, ma tunnen vihatunnet, ma tunnen kurbust, ma tunnen leina, ma tunnen hirmu muutuse ees. Lihtsalt hinga ja lõdvestu sellesse nagu täiel rinnal iga keharakuga. Proovi täiesti uuest paradigmas ja täiesti teistmoodi sellele läheneda, et see tormine veri võib olla ka sinu tunnete maailm, mis sind hirmutab. Ja kõik see, mis on nagu uus ja tundmatu. Järgmiseks tuleb sulle selline sauade 2 ja sauade 2 on polaarsuse kaart. Kui miski sind hoiab veel kinni, meid kõiki miskid, asjad, mingid niidid, mingid kogemused hoiavad veel seal selles duaalses maailmas kinni. Ja siin on sinu selline oranž ja selline tõenäoliselt sellise teise tšakra teemad. Need on seotud loovusega, seksuaalsusega, igatsusega, mingi sellise nimetu igatsusega. Vaata, ta vaatab kuhugi sellisesse kaugusesse. Täpselt see sama tunne tuleb siit hästi läbi, et midagi peab veel olema, midagi suuremat, midagi enamat, kui on olnud see lihtne 3D elu. Selline nagu loominguline igatsus, elada loomingulist elu naisena ja panna oma see seksuaalne kirg loovusesse, loomingusse, oma iha luuletustesse kirjutada, oma unistused piltidesse maalida või teha joogatrenni või juhendada naistegruppe või teha loodusmatkasid, mis iganes see sinu loovus on. Aga ära jää siia kinnisesse ruumi akna taha unistama, vaid mine täiega lihtsalt vastu sellele. Mine ja tee teoks oma unistusi. Mine ja pane kogu see teise tšakra, oranž, tuli, kõik see seksuaalenergia oma loomingusse. Ja siis tuleb veel sulle siia sauade 8, selline tohutult kontsentreeritud energiakaart, selline fookuse kaart. Kui sa oled olnud niimoodi laiali, teinud jupike siit, jupike sealt, proovinud ühte, proovinud teist, kuulanud ühte soovitust, kuulanud teist soovitust ja nagu olnud niisugune tuulelipp natukene, siis nüüd päriselt nagu kontsentreeri oma energia sellesse muutusesse, sellesse ülestõusu protsessi. Sellepärast, et see vajab nagu sellist tugevat, kontsentreeritud, teadlikku kohalolu ja sinu täit potentsiaali ja energiat. Ja see kõik päädib armastajate kaardiga sul. See on kaksikleegi protsess. See ladumine siin Artemise templis on kaksikleegi teemadel. Ma tean, et seda satuvad kuulama eelkõige need inimesed siin, kes juba on selles protsessis, keda see teatud moel kõnetab, kes kas oma unedes, oma päriselus, oma eelmiste elude mälestustes on kohtunud oma kaksikleegiga, kes on teadlikud sellest, mida see protsess tähendab, mida tähendab see püha suhe, see absoluutne armastus, see meistritee, mis ma ei ütle, et see on nagu tingimusteta armastus. Meistritee õpetussõnad kõlavad nii, et aktsepteerida aktsepteerimatut, andestada andestamatut ja armastada armastamatut. Et kui sa suudad neid 3 asja teha, siis sa oled meister. Ja kaksikleegi teekond on meistri-teekond. Selle eesmärk ei ole pesa punuda, sellist toredat, ilusat 3D perekonda luua, arutada, kes poest piima toob ja kes lapsed lasteaeda viib ja kes nad ära toob. Ja see on täiesti teine teekond. Kui sa juba oled seal edasi jõudnud,
siis sa tead, et seal on nagu nii palju enamat. Kui sa oled sellele teele astunud, siis sul ei ole võimalik tagasi minna siin, mitte iialgi enam, mitte miski vanast paradigmast ei rahulda, sa ei leia sealt iialgi oma õnne ega rahulolu enam. See on kutse kasvada, areneda, tõusta kõrgemale, liikuda edasi, kasvada, lasta sellel vanal tõepoolest surra, otsin selle veel ülesse siin, lasta sellel vanal 3D endal lihtsalt surra ja siit keskmest, kus see päike tõuseb, tulla ülesse selle nagu päris armastajana, selle hinge mõõde tuleb kõigesse sisse, mitte midagi ei ole võimalik teha enam lihtsalt füüsiliselt keha tasandil, seksida kuidagi mehaaniliselt mingite pingete maandamiseks või ma ei tea, alkoholise peaga või see on kõik nagu täiesti vana maailm, seda lihtsalt ei ole võimalik enam teha, sest su hing ei nõustu sellega enam. Sinu tegude motiiviks peab olema armastus, sellepärast et see teekond on armastuseks eneseks saamine, sina ise saad armastuseks, kui sa lased sellel vanal surra, hääbuda ja see, mis sealt justkui sealt keskmest tõuseb nagu lill puhkab, see on armastus ise, sina ise saad armastuseks. Sellised on Ülempreest Rinna sõnumid sulle, see protsess ei ole kerge, kes selles on, kes seda videot satub vaatama, tõenäoliselt te teate seda, aga kui pidada seda kaksikleegi protsessi nagu põhimotiivi silmas, et see ei ole teekond püha suhteni, on teekond suhteni iseendaga. Avardumise, kasvamise, valgustumise teekond, meistri-teekond, kui pidada seda alati silmas, ehk see on suhe sinu sisemise ja sinu sisemise naise ja sinu sisemise mehe vahel, armastus sinus endas, armastuseks saamine, siis läheb mõnevõrra kergemaks. Ma loodan, et need sõnumid ei hirmutanud sind, et ma olen alati teinud taotluse, et minu videosid satuks vaatama ainult need, kellele need mõeldud on ja kui sa tundsid siit midagi ära, siis võta ja kasuta seda, ära karda seda surmakaarti, seda initsiatsiooniprotsessi, mis tõepoolest võib olla keeruline, raske, sest muutus on tavaliselt hirmutav ja sinu ees seisab nagu väga suur muutus saada armastuseks. Aitäh sulle kuulamast! Ja järgmised kaardid tulevad siis sinule, kes sa valisid grupi number 2 ja selle imelise kaku Ülempreest Rinna vaimabilise teejuhi. Ja vaatame siis, millised on need sõnumid, mis tahavad tulla sulle, mis tahavad sinuga kõneleda siis täna siit Artemise templist, siit täiesti pühast, erakordsest paigast. Ja sinule, armas, kes sa valisid number 2, tahab Ülempreest Rinna öelda, et sellel teekonnal, kus sa oled, ei aita sind mõtlemine, no mitte üks raas. Sinu mõtted ainult viivad sind tupikusse, väljapääsmatusse olukorda, mida rohkem sa mõtled, seda suuremaks läheb sinusse väljapääsmatuse tunne, seda kitsamaks läheb, seda rohkem vanad asjad
see, kuidas asju tehti, on alati tehtud, see enam ei tööta ja mõtetega sa ainult mässid ennast nagu sellesse väljapääsmatusse üha rohkem ja rohkem sisse. Meele tasandil ei leia sa mitte kunagi väljapääsu sellest olukorrast, see on täielik tupiktee, et unusta see üldse ära, ütleb ülempreestrinna sulle. Ja ülempreestrinna julgustab sind asuma teele. Kui sa vaatasid esimest gruppi ka, siis seal oli samamoodi see ülemmere nagu veeelemendi teele asumine. See oli teele asumine tunnete mõttes nagu läbi enda tundekihtide võib-olla sügavamale. Ja siin nüüd tuleb selline väga amburi moodi teele asumine, et vaata tal seda ambu siin seljas ja siis vaata seda teejuhti, seda suurt kotkast ja seda kindlat sammu, millega ta jookseb vabaduse poole. Et see teekond võibki öelda siit väljapääsmatusest vabadusse, on ju. Ma ei tea, mis pidi nad siin ekraanil niimoodi paremini on, et väljapääsmatust olukorrast vabadusse. Ja kuidagi selles kaardis on hästi palju seda, et sa tead juba tegelikult siin tuleb suur teadmine, selgus, kui sa seda veel ei koge, siis väga-väga varsti tuleb sul mingi tohutu selgus selles osas, mida on vaja teha. Sa kuuled mingit hästi tugevat hingekutset või vaimukutset isegi, see on selline nagu tuleelemendi, ta on mõõkade rüütel, aga siin on hästi palju sellist amburi, sellist tulist energiat lisaks sellele nagu, et ongi meelevangist välja, meelevangistusest välja, meelelõksudest välja, meeleköidikutest vabaks, enda hinge tee poole, enda hinge eesmärgi suunas, selline kindel sisemine teadmine ja kutse. Sisemise lapse tervendus, hästi oluline aspekt. Kui me veel oleme nendes lapsepõlve haavades ja teeme veel suhetes läbi seda, et sina haavasid mind ja mina haavan sind vastu ja neid selliseid katkise lapse mänge mängime veel, siis ole kallis, võta aega ennast tervendada, hoida, keskenduda oma südamele, oma sisemise lapse tervendusele, ära otsi väljast poolt seda pahategijat, vaid keskendu ainult sellele, et tervendada ära oma tuumhaavad, sellepärast, et need hoiavad meid köidikutega seal minevikus kinni sellises lapsepõlve kohas, kus me ei ole valmis veel vastutust võtma elu eest, kõige selle eest, mis meile juhtub, mis meile elus tuleb, mida me kogeme, et me veel ikka mängime seda mängu, et keegi teine tegi meile midagi paha või see, mis juhtus, on kellegi teise süü. Et siis kui sa tabad end sellistelt momentidelt, siis keskendu ainult selle sisemise lapse tervendamisele, oma südame tervendamisele, kui vaja, mine füüsiliselt oma lapsepõlve koju, kus sa kogesid midagi rasket, mine oma lapsepõlve maadele, lepita seal ära, räägi loodusvaimudega, oma ema, isa hingega, oma esivanemate hingedega, et vabasta kõiki neid mineviku selliseid raskeid kohti niimoodi, et su süda saaks terveneda, sinu sisemine laps saaks terveneda, sellepärast, et sealt lapsepõlvest tegelikult on sul hästi palju ilusaid ja helgeid asju kaasa võtta. Aga kui fookus on nendel kohtadel, mis valu tegid, siis tegelikult on raske seda sellist näha, seda pilti, mis oli tegelikult puhas armastus seal lapsepõlves. Armastuse vibratsioon lihtsalt on nii kõrge, et kõik hakkab iseenesest tervenema, kõik hakkab muutuma, kui sa koged mingeid tervisemuresid, mingeid raskusi, ülekaalu, ebaõnnestunud suhtemustreid, siis lihtsalt see, kui sa tegeled endaga, oma tuumhaavadega ja jõuad sellesse puhtasse sisemise lapse sellisesse tingimusteta, ilusasse, tervendavasse, armastavasse energiasse, siis hakkavad need asjad lihtsalt iseenesest su jaoks lahenema. Sellepärast, et tegelikult ei ole meil vaja mitte midagi muud teha, kui tõsta oma sagedust, tõsta oma vibratsiooni. Ja asjad hakkavad lihtsalt tervenema, iseenesest harmoniseeruma, kõik läheb justkui oma kohale.
ja lapsepõlvest just need samad väärtused, nagu see puhas selline armastuse energia, võib-olla sul oli keegi vanaema, vanaisa, ema-isa, tädi, onu, lapsepõlve sõber, lemmikloom, keegi, kes oli sinu jaoks puhas armastus. Ja siis sul tuleb see energia rohkem meelde ja sa saad ise ka hakata seda energiat elama ja see energia olema. Lapsepõlve tervendus on sinu märksõna, näitan veel kord neid 2 kaarti. Hästi oluline tegeleda oma tuumhaavadega, oma südame tervendamisega ja võtta sealt kaasa see kõik, mis oli puhas armastus ja jälle saada ise selleks selleks lapselikuks, siiraks, puhtaks, kõrgeks energiaks ja armastuseks. Sealt tuleb truudus, ustavus, sõprus, headus, inimesed sinu ümber, kelle peale sa saad kindel olla. Kõik sellised märksõnad tulevad sinu jaoks siit läbi. Nii. Ja siis jäi meile veel siin müntide kuningas. Müntide kuningas tahab sinuga kõnelema tulla, et ma ei tea, kas see on meesenergia. Ma teen naistele seda ladumist. Siin kindlasti see ladumine on pühendatud naistele ja müntide kuningas on see energia, mis tahab sulle läbi tulla, selline ustav, kindel, usaldusväärne mees, keda saab usaldada, kellega saab teha pikaajalisi plaane, kes ei karda abielu, kes ei karda pühendumist, kes ei karda püsisuhet, kes ei karda naisega oma elu jagada, oma vara jagada. Siit tuleb läbi tarkust, sellist nagu kindlameelsust. Pigem see mees ei ole kindlasti ühepäeva liblikas, vaid tema visioon on tulevikku suunatud, koos loomisele pühendunud oleks selline. Kui sellist meesenergiat veel ei ole sinu elus, siis ma arvan, et oma kaksikleeki, oma kaksikhinge, oma hingesugulast võid sina ära tunda just sellise energia järgi. Ta on pigem materiaalselt heal järjel, samas ta ei pea mitte kunagi nagu materiaalsust ülemuslikuks või ülimuslikuks vaimsusest, et ta hoiab küll siin seda münti aga tal on siuksed suured raamaturiiulid siin selja taga. Ta võib olla väga intellektuaalne, vaimne, suure lugemusega, tark, elu näinud ja samas tema teadmised on sellised, mitte targutavad, lihtsalt mitte, ta ei ole filosoof, vaid ta on selline pragmaatiline. Ta on pannud oma teadmised praktikasse, nendega midagi loonud ja võib-olla teie koos loote veel nagu eriti palju. See hunt siin tema kõrval sümboliseerib ka sellist ustavust, kindlat perekonna hoidmist, perekonnale pühendumist, need on tema põhiväärtused. Et sellist energiat siis ma arvan, et sinul on oodata või sa juba oled ära tundnud ja teda kohanud. Need olid siis sõnumid sulle, kes sa valisid selle kapu. Päike läks vahepeal natukene puude taha, nüüd ma näen ise ka ennast siit natukene, näen, mida ma salvestan, et enne mul päike paistis nii palju silma. Aga number 3, siis nüüd ma hakkan ülempreestrinna sõnumeid sinule kanaldama. Sina siis, kes sa valisid selle imeilusa hõbedase mao käevõru. Ja kui sa tegelikult oled juba pühendatud, siis sa tead, mida see käevõru tähendab ja mida ta sümboliseerib. Ja kui sa veel ei ole, siis, aga ma ei usu, et sa ei ole, sest esimene kaart, mis sulle välja tuleb, on ülempreestrinna. Mina arvan, et sina nendest 3 grupist oled tegelikult kõige sügavamal juba sellel teekonnal, selles teekonnas sees, selles ülestõusu protsessis.
sina juba mõistad, et ülempreestrinna ei ole keegi või miski, mis asub väljaspool sind. Sina oled tema, oled tema taaskehastus. Olgu see siis Iisis või Maria Magdalena või Sofia või Artemis või sina. On praegu raske sõnu leida, sellepärast, et sulle oleks see lugemine kõige täpsem, kui ma lihtsalt näitaksin sulle seda kaarti ja me lihtsalt hingaksime ja vaikiksime, sellepärast, et see on nii suur energia, mis siit praegu läbi tuleb. See on nii püha. See on nii küpse, vaimselt nii kõrge naise energia, nii teadlik, nii kohal, nii palju juba kogenud oma elus, nii palju asju juba läbi põletanud, nii mitmeid initsiatsiooniprotsesse juba läbi teinud, et sa oled väga imeline. Ma tajun su energiat, siis see on täiesti maagiline, müstiline, jumalanna energia. Vaatan, kas ülempreestrinna tahab sulle läbi kaartide veel midagi öelda. Kuigi sina ilmselt tead juba ise nii palju, sa saad ilmselt sõnumeid juhatust oma väeloomadelt, lindudelt, looduselt, sa märkad märke, kõik kõneleb sinuga, märgid on igal pool, sünkroonsused on igal sammul, küll numbrikombinatsioonid, küll mingid laulusõnad, mingid juhuslikud fraasid, ma arvan, sa näed südamekujulisi märke igal pool. Lihtsalt kõik, kogu maailm ja loodus kõneleb sinuga, sellepärast, et ülempreestrinna energias, kui sa oled selle vastu võtnud, sellest teadlikuks saanud, siis sa lihtsalt juba elad seda 5D reaalsust, seda ärganud teadvele tulnud naise jumalanna reaalsust, et siin on väga raske veel midagi üldse lisada või see tundubki nagu ülearvune, sellepärast, et sinus on kindlasti juba nii palju imelist tarkust. Ja sul tuleb veel 2 suure arkaani kaarti juurde, mis veel kinnitavad seda, et mul on mõnusalt jälle kõik need sipelgad siin õlgade peal, kui ma seda sulle räägin. Sulle tuleb õiglus. Ja õigluse kaart ütleb mulle, et sina tegelikult saad eksimusi palju vähem andeks kui need nii-öelda mitteteadvel olevad inimesed veel, et sinu selline püha kohus või sa tead seda, sa oled sellest teadlik, on ju, et sinu see püha missioon on liikuda õigluse, puhtuse poole, näha läbi, kes sa ise oled, kui sul on veel seal oma varjuga mingeid asju ajada, siis seda teha, puhastada, teadvustada, tuua veel viimased sellised pimenurgad valguse kätte, vaadata sinna peeglisse juba sellise kaastundliku, hea läbinägeva, hea nõiapilguga, kõige paremas mõttes nõiapilguga, sellise vana targa naise pilguga, kes näeb läbi igasugustest maskidest, kihtidest. Sul neid ego asju on ilmselt üsna vähe jäänud, sellepärast lihtsalt, et sa oled elus nii palju juba kogenud ja pidanud neid asju läbi tegema ja oma rehade peale juba astunud ja oma ämbrites juba kolistanud, et sul on nii suur töö tehtud, et sul on vaja lihtsalt see peegelpilt veel saada täitsa selliseks sirgeks ja selgeks ja kaaluda asjad ära ja võib-olla oma karmat veel siin puhastada siin-seal, et nii-öelda kaaluda see oma hing ka ära, et ta tõesti oleks selline udusule kergune.
ja teine kaart, mis sulle tuli, siis oli kuu, on ju, et seesama Artemis kuu jumalanna kõneleb sinuga, see ülempreestrinna kõneleb sinuga lihtsalt nagu täiesti maagiliselt läbi 3 suure arkaani kaardi, et see on täiesti erakordne energia, mis siit läbi tuleb, et kuu on täpselt samamoodi meie alateadvus, meie varjatud naiselikkus, kogu meie maagia, meie müstika, meie salapära, see kõik meie päris vägi, meie maagia naistena, kogu alateadvus, kõik need põhjatud ookeani sügavused, mida naine on, selline lõputu. Hästi ilus. Issand imeline ladumine sulle, siia on nagu väga raske veel midagi lisada. Et siin on nende kaartide läbi on kõik öeldud, ma ei võtagi siia rohkem midagi, et sina oled kindlasti tead veel sellest, et sa oled ülempreestrinna taaskehastus, et sa oled kaksikleegi teekonnal, mis tähendab sinu sisemise mehe ja naise liitu. Siin ei ole minul sulle midagi õpetada, siin me saame lihtsalt hingata ja olla selles ja olla tänulikud selle eest, et selline püha teekond on meile avanenud. Võtta vastu seda oma naiselikku maagiat, seda naiselikku tumedamat poolt, sellepärast, et ülempreestrinna taga, siin kaardil ei ole, aga kui me klassikalist ülempreestrinna kaarti vaatame, siis ta istub musta ja valge samba vahel, on ju, see on see, kus see duaalne maailm saab üheks, kus me enam ei ütle, et must on halb ja valge on hea, on ju, et see, kus kõik saab üheks, kus me saame aru, et kõigel on teine pool, et iga kord, kui me teeme see ühesõnaga see yin ja yang, see sissehingamine, väljahingamine, öö ja päev, mees ja naine, poiss ja tüdruk. Et see saab üheks selliseks, et kas siit tuleb veel see sõnum, et kas nii-öelda see on see maailm, kus me päriselt oleme ja see on see peeglitagune maailm või on vastupidi või see peeglitagune ja rännaku maailm ja see maagiline on päris ja see, kus me siis seal 3Ds või selles käegakatsutavas reaalsuses oleme, et kas see on hoopis unenägu. Et mõtiskle selle üle ka veel, et kumb on päris, et kas see sinu maagiline elu, see kaksikleegi teekond, see ärkamise teekond või see, mis sa tegid võib-olla kunagi seal 3D reaalsus, et kumb on sinu jaoks rohkem päris, on ju. Aga see on retooriline küsimus, ma tegelikult tean, et sina tead seda vastust. Need olid sulle siis kaardid, armas, imeline, ülempreestrinna, kes sa vaatasid siis gruppi 1, 2 või 3. Ma arvan, et kõik, kes te seda lugemist kuulasite, te tegelikult olete selle energia endas ära tundnud, et kellelegi siin päris sellist nagu üllatust või segadust ei olnud, et ma tänan sind, sa võid mulle alati peegeldada siia video alla, kuidas see lugemine sinuga resoneerus, kuidas sa tajusid selle paiga energiat siin. Mida need kaardid sinu jaoks tähendasid, mis veel sinu jaoks üles tuli, millest sa veel teadlik oled. Võid kirjutada mulle siia alla, võid kirjutada mulle, saata sõnumi, jätta oma väikese käpajäljekese siia alla ja ole hoitud, ole armastatud, ole õnnistatud sellel teel, mis ei ole alati kõige kergem, aga mis on kõige ilusam võimalik naiselikkuse tee. Armastan sind, tänan sind, et sa kuulasid ja vaatasid ja soovin sulle siis imeilusat, maagilist, müstilist jumalanna, ülempreestrinna kaksikleegi teekonda. Kuulmisteni!